Kui Haapsalul pole siiani raudteed, siis Tallinna külje all oleval Naissaarel on hoopis teised lood. Rongid vuravad seal usinasti. Külmkapiga ma pole ennem raudtee peal sõitnud, aga lahe on! Rongijuht on Naissaare Petka ehk kodaniku nimega Peedo Lehtla. Mehel on kuldsed käed. Rong on kokku klopsitud siit-sealt leitud kasutust kolast ja majapidamises ülejäänud kodumasinatest. See on pesumasina värk või see külmutuskapi osa, sapaka osa. See on külmutuskapi omad. See on ühesõnaga külmutuskapi uks, jah? Ja. See nõukaaegne külmutuskapi? No ikka see on ikka see, nagu öeldakse, see tootmise või mis on, mitte ei ole kodu oma, vaid tööstuslik külmutuskapp, jah? Vaguni, millest sa tegid? No nagu miiniladudes oli riiulite materjal. Meremiinide vedrude süsteem on sealt võetud. See on ju võimas. See on siis voodiotsad, veneaegsed voodiotsad. On siin kasutatud niisuguse asju. Vaguni ehitus on Petkale justku hobi ja ajaviide, mis hoiab üksikul saarel vaimu värske. Mul ei ole midagi teha, siis ma teen. Igavusest. Igavusest, jah. Ma olen 3 sikeldi ehitanud otsast lõpuni, 3 autot otsast lõpuni, 3 paati otsast lõpuni. Nüüd jooksin vedurite peal. Järgmine tellimus on lennuk. Ei, see ongi lennukid jälle niisugune asi, kukud alla korramas, ei kõlba. Aga Eestimaa kaunimas saares vähe laule meil laulnud ju on. Hiigelaegadel on Naissaarel olnud 37 kilomeetrit raudteed. Tänaseks on Saarjaal ehitatud raudteedest 14 kilomeetrit muinsuskaitse all. Petka opereerib 2,5 kilomeetri pikkusel raudteelõigul Lõunaküla ja sadama vahel. Rong on saarel justkui ühistransport, mis sadamasse saabuvaid turismigruppe majutuspaika viib. Taivo 3-silindrilise bensiinimootoriga võtab rong välja isegi 25 kilomeetrit tunnis ja korraga suudab vedada 40 inimest. Palju ta kütust võtab? Tunnis võib-olla võtab seal, ütleme, ma ei oska öelda, ütleme niimoodi, et võib-olla 2-3 liitrit, ei usu sedagi, ma ei usu sedagi.